mina ei võta enam tilkagi alkoholi suhu. Ja mina ei lähe enam surnudele lähedalegi ja mina lähen surnukuurist ära juba homme või see tähendab täna. Aha, ja mina astun isegi kaasklasse ühingusse. Ja mina lähen tööle kõige masendavamasse töökohta, kiirabisse. Ei, laboratooriumisse analüüside vastuvõtjaks. Issand, ma kas sa kuulsid neid või? Jah, pussikad on teil pesa või? Püha taevas üks tuleb ja teine läheb. Ja tead sa, meil ei ole jätkuvalt juhatajat vaja. Nii et võta oma patik ja tee, et sa hommikuks kadu tuleb. Esimene buss linna läheb see 6.30. Vaata see 6.30 käib sul Liivisõja ajal. Nii et 6:30 läheb buss linna. Meie lähme nüüd iluund tegema neiud. Muidu tulevad kartsud. Mis te teete? Lõdvestun. Siin on televisioon. Meil on otse-eetred. See on meditsiiniline. Kuule, siia piiritus ka meditsiiniline, paned ka lõuale ja. Pange see kohe ära. Me saab kohe reklaamipaus läbi, kohe oleme eetris. Palun, pange see ära. Kohe paneme. Kohe. Tere, vanaema! Sa heldake küll, mis imeroom sina veel oled? Ma mõtlesin, et kuhu see punavütsike küll jäi. Aga näeb päris kabe teine. Vanaema, miks sul nii suured silmad on? No eks ikka, et sind ikka paremini näha saaks. Vanaema, aga miks sul nii suured, need väga ilusad käed on? No et sind ikka paremini kallistada saaks. Aga vanaema, miks sul nii ilus suur punane suu on? No sellepärast. Ma tiia küll, et on ornitoloog. Jah, muidugi. Ornitoloog aitab tõesti teil silmanägemist parandada. Järjekord on 4 kuud. Veel midagi? Tead, mul ole siin nälviarstiga vaja. Tead, vahel kui Eedi on hilastust härbi puskarist täys lahti. Ja tead, silmi lätt on nimudu mustas ja käsin hakkas sõpõr on nimudu krampi kiskma. Mismoodi see käsi teil krampi kisub? Nimudu, no. Selge. Parema käe tahtmatud tõmblused. Ja neuroloogile saame täpselt 6 kuu pärast. Äkki ma olen tuusas juba ärki koolu. See haigus ei tapa, ainult piinab. Ema! Miks sa minu emale ema ütlesid? Mis mõttes mina ütlesin? See on minu kodu, minu ema, näe? Ta on minu ema. Ei, sa peaks selgitus jagama. Mis nagu lärmakad lapsed? Ma teadsin kohe, et teid ei tohi kokku lasta, sellest tuleb ainult üks suur jama. Poleks mina arvanud, et Käputäis külaelanik astub meile vastu. Näed, 2 päeva teid mehi olete maha paisanud. Kodu oleks kõigeks valmis. No kui kõigeks valmis, siis torka. Sina lähed ja viid sõna, et saare rahvas on kange rahvas. Sulev, tule siia! Pane vang paati ja lükka paat merele. 2 päeva kui tee moona saad. Ja tuled uuesti. Matame uuesti. Meil on maad küll, kuhu teid matta. Mina olen kõik Loomingu raamatukogud läbi lugenud.
Ja mitu korda. See on ikka suur õnn, et Eesti rahval selline varandus olemas on. No, ehk ega kõik seda hinnata ei oska. Vahel kohe imestan seda inimeste rumalust ja tühisust. Enesel pole veel pooledki Loomingu raamatukogud läbi loetud, aga tema paneb mütsi pähe ja läheb õue. Läheb tööle või kinno või seenele või kosse või mina ei tea, kus nemad kõik käivad. Teate, ma vahel aknast vaatan. Muudkui kõnnivad. Noh, mina tahaksin neilt küsida, kas teil on tõesti kõik Loomingu raamatukogud läbi loetud, et teil on aega sedasi ringi patseerida. No mina ei usu, et on. Palun tule siia. Siin on sinu õpik, saksa keele õpik. Tule palun istu siia. Palun avage õpikud. Lilli, kas sina oled juba saksa keelt õppinud? Ei ole. No siis me peame algusest alustama. Seda pole vaja. Saksa keel on mul selge. Ma räägin saksa keeles. Kunas sa seda siis õppisid? Kui olin 6-aastane. Läksin mõisa sakslastega mängima. Nendega koos olles sain saksa keele selgeks. Räägin vahel emaga saksa keeles. Ja mina ei oska üldse. Ja mina ei saa ka õppida, sest olen liiga vaene. Ma hakkan sulle siis õpetama, Petta. Hakkad ka või? Muidugi, kui suureks saad, siis tahan hakata õpetajaks ja teha päris oma kooli. Sa tead seda kohe. Muidugi. Mina sellepärast õpingi.